tere! Täna tahaksin sulle õpetada, kuidas hakkida kiiresti või siis kiiremini. Miks ma seda õpetada tahan, on sellepärast, et hakkimine on toiduvalmistuse üks osasid ja tegelikult me kõik tahaksime ju süüa kiiresti, on ju? Või lähevad söögi valmis teha kiiresti. Ja kui sa hakid kiiremini, siis see toit saab ka kiiremini valmis. Olen näinud, et paljud inimesed hakivad üsnagi aeglaselt, aga hakitakse niimoodi sellepärast, et keegi ei ole ju tegelikult õpetanud, kuidas võiks hakkida. Tänasid näitan sulle, kuidas teevad seda professionaalsed kokad, kuidas tegin mina seda, kui ma kokana töötasin. Hakkimise juures on üks asi väga tähtis ja see on nuga. Kõigepealt alustame sellest, et nuga võiks olla sul mugav käes hoida. Tera paksus peaks olema umbes selline 3–5 sentimeetrit, see oleneb jällegi sinu isiklikust eelistusest, aga et ta ei oleks kindlasti selline õhuke nagu fileerimisnuga, et sellega ei saa kiiresti nüüd tegelikult hakkida. Noa pikkus on jällegi vastavalt eelistustele, mina olen võtnud sellise lühema noa, sellepärast et kunagi mul oli selline pikk mõõk ja juba raske oli selle nuga kõiki asju teha, aga nüüd on mul selline lühem nuga, mis on suht terava otsaga, tera on väga terav, väiksed lohud on siin ka, et toit külge jääks, ehk siis väga selline funktsionaalne nuga, millega saab siis tegelikult väga hästi ja kõrgel tasemel hakkimistöösid teha. Näitan siis järgnevalt, kuidas see täpne tehnika välja näeb. Hakkame siis hakkima. Nüüd on kaks asja. Noa tera poolne ots, ehk siis umbes nii palju terast, olenemata siis noa pikkusest. Ja see koht on tegelikult kogu aeg kontaktis siis. Kontaktis on noa ots, lõika lauaga ja see koht on kontaktis sõrmega ja sõrme pöörad kergelt natuke sisse või ükstapuha millise sõrme, et sa ei lõikaks endale näppu. Tegelikult oleks soovitab kõiki. Seega haare on selline, kus sul on sõrmed natukene sisse pööratud, on ju, et siis see tera siit ei oleks mitte mingi variandiga, ei lõikaks sulle näppu sisse siia kuhul küünda. Ma olen seda küll ja küll näinud. Nii. Ja siis siit ongi, paneme nüüd paika ja hakkame nuga liigutama sellise liigutusega, et tõmbad tagasi ja siis lõikad. Ja siis lõikad. Ja nii ta lähebki. Alguses rahulikumalt, et saaksid tehnika paika, aga hiljem, kui juba tuleb hästi välja, järjest kiiremini võid hakata. Üks asi, mida veel tähele panna, on see, et kui sul on porgand näiteks siis nii kõrge, ehk siis peaaegu 2 sentimeetrit, siis sa tõstad noa ka umbes sentimeetri jagu kõrgemale, et ei ole vaja kuskilt siit väga kõrgelt tulla. Tuled siit suht lähedalt, aga jällegi see on harjutamise küsimus. Seega, kui sul on midagi paksemad, sa võid kõik asjad alati õhemaks teha, on ju. Ehk siis ei pea kõrged asjad olema. Teed natuke lühemaks, on ju, ja nuga liigub siit ikka 4 sentimeetrit ja siis tuleb alla ja nii ta lähebki.